Ungari instituudis Tallinnas sai jaanuarist märtsi lõpuni 2020. aastal tutvuda Ungari portselani manufaktuuri Zema portselani ehetega, väljavalikuga. Zema on Ungari portselani kultuurile ilusaks jätkuks, mis sai alguse juba 19. sajandi alguses Herendi portselaniga ja jätkus hiljem Žolnai manufaktuuri tööga. Ja nüüd on siis 2009. aastast nähtaval ka Zema portselani tehted. Tegemist on käsitöö ehetega, mis valmivad algusest lõpuni väikeses töökojas ja mida on 3 korda kuumutatud 1300 kraadini, käsitsi maalitud, glasuuritud ja viimistletud. Need ehted saavad oma nime erinevate Ungari kunstiajaloo ajajärkude ja ajaloojärkude järgi. Nii et kollektsioonis esineb erinevaid perioode ka Ungari ajaloost, kus kasutatakse motiive nendest ajajärkudest. Kui vaatame seda Ungari ajalugu täpsemalt, siis me leiame siit näiteks maa hõivamise ajajärku sümboliseeriva elulille motiivi. Me näeme sellele eelnenud hunnide ajajärku ja hobuselaka motiivi siin stiliseerituna, mis sümboliseerib seda aega, kui nad olid veel rändrahvas, samuti avaaride perioodist päikese motiivi siin rõnga sees ja sküütide ajajärgust, kui siit lähemalt vaadata, paistab inimkujulise mõõga motiiv. Zema ehted on valminud portselanist, mis on glasuuritud ja kaetud kas 21 karaadise kullaga või 23 karaadise plaatinaga. Siin näemegi pronksiaegsete motiividega kullast ehteid ja plaatinas kaetud ehteid. Nende kollektsiooni inspiratsiooniallikaks on olnud see käevõru, mis on üks pronksiaegse haualeiu sümbol siin. Pronksiaegne haualeid. Saanud sellest ideed. Läheme edasi ja jõuame siia kunsti ajaloo radadele, kus me kohtume kuulsa Ungari kunstniku Csontváriga ja Csontvári tõenäoliselt kuulsaima maali üksildane seedripuu motiiviga, mida on siin kasutatud erinevatel ehetel nii paelas kui ka sõrmuse peal, kui ka väikestel kõrvarõngastel. Aga selleks, et Zema kollektsioon ka maailmale nähtavam oleks, kasutavad nad ka näiteks siin Van Goghi iiriste motiivi. Kunstiajaloos üks jõulisemaid perioode Ungari ajaloos on olnud juugendiperiood 20. sajandi alguses ja siit leiamegi Ungari juugendist inspireeritud lillemotiive, lilleväete. Aga samuti on juugend väga palju andnud ka Riia linnale ja seetõttu on siin üks eraldi nurgakene ka Riia linnast inspireeritud juugendi motiividega. Nimelt seesama näitus oli üleval enne Tallinnat ka Riias ja Riia andis kunstnikele nii palju inspiratsiooni, et nad valmistasid selleks eraldi Riia ehete kollektsiooni. Eraldi nurgakese moodustab näitusel etnograafiliste motiividega kollektsioonide nurk ja nende seast toome esile siin Särkösi sinise nurga, kus on stiliseeritult kasutatud erinevaid Särkösi
piirkonnale omaseid motiive, nagu näiteks see poolenisti peale jäänud sinine süda. Eraldi on siin ka Matjo piirkond. Matjole traditsiooniliselt omane must taustal punaste tulpidega motiivistik on siin leidnud töötluse valgel taustal roosade lilledega ja selline moodsam disain paistab siin küljel. Kalotša piirkond, traditsiooniliselt lilleline, jääb siia nurka ja selle kõrval on Palotsite piirkond Põhja-Ungarist oma punaste, siniste, lillade motiividega. Ungari rahvakultuur on väga rikas ka pitsimustrite poolest ja need pitsid on jõudnud ka siia ehte kollektsiooni. Eriliselt kerge kollektsioon, mis sümboliseerib siis erinevaid pitsmustreid, on saanud nime Aero. Osa neist on valgel taustal, plaatinaga kaetud, osa mustal ja kullatud. Allapool leiame siit barokkmotiivistikku, barokki lilleväädid traditsioonilisemal kujul ja siinpool stiliseeritumalt. Omaette huvitav nurgakene on see klaaskommide nurk siin all, kus me näeme neid triibulisi üksikuid kaelaehteid, mis on erinevates värvitoonides ja kollektsioonis on koha leidnud igale aastaajale omane värvipallikene. Kevad, suvi, sügis, talv. Art Deco on Ungari ajaloos ka väga armastatud periood, 20. sajandi 20. aastad ja seda me näeme siin mustal taustal nende värviliste motiivide näol. Šärkösi sinise kõrval on etnograafilises kollektsioonis ka mustal taustal sama motiivistik stiliseeritumana. Ja eraldi nurgakese moodustab 3D kollektsioon, kus me leiame meelespea lille motiivi nii kahetasapinnaliselt, kolmetasapinnaliselt kui ka värvituna kolmetasapinnaliselt. Ja noortepärane ehtevalik jääb siia päris alla, kus me leiame lipsukeste peal väikesed lille motiivid siinpool ja siinpool. Üks näituse külastaja seostas neid näiteks Sofi Oksaneni ehetega. Ja selleks, et näitus ei jääks ainult naistekeskseks, on Zema, mis on tegelikult saanud oma nimetuse oma perekonna laste nimede järgi. ZEM tähistavad perekonnas sündinud laste esinime tähtesid ja A tähistab Anja ja Appat ehk ema ja isa, siis isadele mõeldes on siia lõppu jäänud ka kollektsioon nimega Unisex ehk universaalne kollektsioon, mida võivad kanda nii naised kui ka mehed ja siin me näeme siis Ungari kuulsaima jalgpalluri Ferenc Puskasi nägu vaatamas meile vastu Vanseti nööpidelt.